tere tulemast Musta kassitaru lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nii, hamburid, ma arvan, et see uus on nüüd juba alanud, mida ma siin 5 nädalat või palju järjest teile lubasin. Noh, mis mina nüüd, kaardid ikka. Et teda enam ei paista, seda uut algust. Et see uus algus on nüüd alanud. Ma loodan, et see oli õnnelik uus asi, mis teie ellu tuli. Aga selle nädala kaardid räägivad meile sellest, et esimene kaart on teil müntide 4. Müntide 4 on minu jaoks kitsimehe kaart. Inimene istub oma raha otsas ja mõtleb, kas seda investeerida või mitte. Kas see raha välja käia? Kas investeerida oma aega, energiat ja raha? Ja kõrval on tal kohe müntide rüütel ja müntide rüütel ütleb, tuleb valida õige hetk. See minu jaoks tähendab ikkagi seda, et praegu ei ole õige aeg kusagile oma raha kulutama hakata, mingeid suuri oste teha või siis, ma ei tea, investeerimiskontole rahasid panna. Et ei ole praegu õige aeg, seda enam, et me oleme täiskuus. Me kohe jõuame 29. täiskuusse ja tegelikult see täiskuu mõju tuleb juba 2 päeva kuskil nii, vahest isegi 3 päeva ennem päris täiskuud, kus me oleme selles täiskuu mõjus. Et ma ei soovita teha praegu nüüd mingeid suuri väljaminekuid, oodata õiget hetke, nagu see müntide rüütel soovitab. Edasi tuleb Hierofanti kaart. No Hierofanti kaart räägib õpetlasest. Ta räägib sellest, et kui teil on piisavalt tarkust, saate teisi õpetada, aga kui te tunnete näiteks, et selle sama, kuhu võiks raha panna, ei ole nii piisavalt tarkust, siis võiks ju ennast täiendada, õppida midagi, lugeda kusagilt internetist, panna kirja, vaadata, kaaluda, otsida infot ühe sõnaga. Selle kohta, mis teil mõttes mõlgub. Edasi tuleb viimse päeva kohus. Viimse päeva kohus räägib tegelikult ka uuest algusest. Ta räägib uuesti sünnist. Räägib sellest, et te lööte uuesti nagu, kuidas ma ütlen, särama, see ootus sellest uuest algusest on nüüd möödas. Uus algus peaks olema kohale jõudnud kõikidele hamburitele, kellele see pidi tulema. Ja nüüd ongi nagu see säramise aeg, et nüüd ma tõusen, ma olen tugevam kui enne. Nüüd ma lähengi ja teen ära kõik selle, mida ma ennem ainult unistasin, et nüüd mul on võimalused, nüüd on tee lahti ja ma saan selle kõik teoks teha, millest ma ennem ainult unistasin. Et see viimse päeva kohus ei ole mitte midagi sellist, mis oleks mingi hirmus asi, ei ole. See on väga hea asi, see tähendabki seda, et läheme edasi oma eluga, et te lähete edasi oma eluga tugevamana kui enne. Üles tõus, edasi minemine, see on nagu täiesti super. Et vaat seda ma kõigile hamburitele soovingi. Tõuske tugevamana, kui te olite. All on siin sauade 7. All on sauade 7. See räägib enda seisukohtade kaitsmisest. No nüüd on teil see julgus, see jõud ja see kindlus. Teil on vaja seda enesekindlust, et olla kindel selles, mida te teete, et see on õige, et te olete õigel teel. Ja vot, kui teil on see enesekindlus, see kindel teadmine, et mina olen õigel teel ja kõik teised tegelikult eksivad, kes nagu vastu vaidlevad või üritavad näha seal vigu või ütlevad, et mis asja, et see ei ole üldse sinu jaoks ja mida sa tahad siit teha või olla või midagi saavutada, et see sul välja küll ei tule. Aga teil on nüüd olemas see sisemine jõud, see enesekindlus ja te võite julgelt neile vastu astuda ja öelda, et okei, jäägu teile teie arvamus, minul on minu oma ja ma teen selle teoks. Vaatame pärast, kellel oli õigus. Muidugi, siin on nüüd veel ka kuukaart. Vaat kuukaart räägib varjatustest või kuidagi midagi on teie eest veel varjul. Et see kuu on selline kahtlane. Tal ju ka ainult pool paistab, teine pool on peidus. Et
see täiskuu on ka selline, mis tulema hakkab siukene, ühtepidi ta loob mingeid illusioone, teisepidi ta tekitab unetust vanematele inimestele. Ja võib-olla ongi midagi veel teie ees, kas varjatud või udus, et te täpselt ei tea, täpselt ei näe. Aga sellest ei ole midagi. Olgu, mis iganes nad teie ees seal varjavad, see kõik on tühi-tähi, sellepärast, et teil on välja tulnud viimase kaardina maagikaart, järjekordselt maagikaart, armsad hamburid. Kui teil jäi veel miski soovimata või te ei võtnud ikkagi mind kuulda ja ei teinud maagikaardiga endale seda unelmate elu soovimist, siis nüüd on järjekordselt aeg teha seda, et soovida endale oma ellu just seda, mida te näete ja teate, et te väärt olete. Pange oma soovid kirja maagikaardiga. Kes nüüd esimest korda kuuleb seda maagikaardi juttu, siis ma räägin teile sellest, et maagikaardiga on võimalik endale soovida täpselt sellist elu, nagu teie näete, et teil olla võiks. Maagikaart on nagu võlukepp. Ta ongi nagu see võlukepp nagu muinasjutust, kus tuli see haldjast ristiema ja muutus Tuhkatriinu printsessiks. Vot selline on see maagikaart. Saate kirja panna kõik oma unistused, ka kõige suuremad, kõige globaalsemad unistused, mis inimesel on. Olete endale, ma ei tea, soovinud midagi ja pole saanud. Kes tahab endale seda, ma ei tea, unistuste autot? Pange kirja, mis auto see on, mis marki see auto on, mis värvi ta on. Ma ei tea, pange kirja kõik selle auto kohta, väljalaske aasta, kubatuur, ma ei tea, mis seal veel on, nahksisu, mitu ust autol on, palju ta võtab kütust, võib-olla on üldse elektriauto, kui kiiresti ta kiirendab seal 0-100. Ühesõnaga, ma ei ole autodes väga tugev. Ma küll sõidan autoga, aga minu jaoks on seal ainult rool ja rattad ja mootor peab ka kuskil olema, midagi, mis mind edasi viib. Et ma ei tea täpselt, mis seal veel autodel peab olema, aga teie teate, teie pange kõik kirja. Kes tahab endale Lamborghinit, aga kes tahab midagi mehisemat, midagi sellist, millega saab maal rallida, nagu päriselt saab kõikidest lumeangedest läbi näiteks, ei pea iial enam ootama seda, et see sahk tuleks teil teed lahti lükkama. Võib-olla te ei taha autot, võib-olla tahate traktorit. Ühesõnaga, ma ei tea, mida teie tahate. Need on teie unistused, need on teie soovid. Te võite tahta endale uut kodu, te võite tahta endale elukaaslast või abikaasat. No absoluutselt kõike võite tahta, sest et maagikaardiga on inimesed saanud võlgadest vabaks ja miljonäriks. Ehk nii palju raha on inimesed saanud, et elu lõpuni ei pea enam tööd tegema. Mina tahaks ka sellist elu, et ma ei pea enam mitte midagi tegema, lihtsalt viskan jalad seinale ja kõik tuleb ise. Aga ma arvan, et siuke elu on igav. Aga see on minu isiklik arvamus. Ma arvan, et ma lähen siis paksuks ja on väga igav olla, kui mitte midagi enam tegema ei pea. Pigem siis sellist elu, et kus saad ainult hobidega tegeleda, sellega, mis meeldib, ei pea tööl käima. Ühesõnaga, niisugune maagikaart. Aga tõsiselt rääkides ongi maagikaart on selline. Mina olen palju asju endale soovinud. Ka ilma maagikaardita võib soovida, võib inglitelt soovida, võib universumilt niisama soovida. Ja olen kõik saanud. Ma olen tõesti kõik saanud, mida ma olen soovinud. Alates lastest ja nende soost. Ma ei ole alati saanud seda, nagu ma oma unistustes ette olen kujutanud. Aga ma olen saanud täiesti talutavad asjad kõik, mis ma olen soovinud. Et see on fantastiline tegelikult, kuidas universum meie soove täidab. Sellest võiks väga pikalt rääkida, aga see ei ole selle nädala teema. Maagikaarti pange kirja oma soovid, murdke paber kokku, pange ta kusagile ilusasse ümbrikusse ja pange ta peitu. Unustage lihtsalt ära. Läheb aega mööda, sest universum asub meie soove täitma. Ka inglid ei saa meid aidata, siis kui me ei palu neid. Nendel ei ole õigus inimeste ellu sekkuda, ilma palumata.
Et jätke see endale meelde. Kui te midagi tahate, et teid aidatakse kuskilt otsast, siis paluge kindlasti. Kunagi mu tuttav ütles, kui sa ei oska seepi küsida, siis käidki musta käte ja musta näoga ringi. Vaat siuke lugemine tuli teile, et usaldage universumit. Tal on tohutud võimalused. Kogu maailma raha on universumi hallata. Ükskõik, kelle rahakotist ta parasjagu on. Universum haldab ka seda. Kogu seda raha. Kogu seda küllust, mis universumil on. Ta lahkelt jagab, kui te oskate küsida ja oskate inglitelt abi paluda. Selline tuli lugemine teile selleks korraks, armsad hamburid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Ma väga ootan teie kommentaare. Ja kohtume järgmisel nädalal.